Tšau, Autotšoi Crew on jälle tagasi ja ma olen lennujaamas täna. Seekord on Risto ka pildis. Hei. 4. inimene on vaikselt liitumas ja lähme siis Saksamaale seekord, jah? Gion kutsus meid nende expole ja siis on autotehnika ka seal veel. Automehaanika on siis Saksa, tegelikult isegi kogu Euroopa üks selline suurim nii-öelda autodega seonduv mess, kus on väga palju erinevaid brände esindatud. Tulge meiega kaasa sellele väiksele sõidule ja vaatame, mis meil teile pakkuda on. Mis seal on neile? Jaa, siin on Veho mingisugune mersu pandud, see ei ole mingi tavaline ka. EQE, kui ma ei eksi. Seda AMG leierit on ikkagi päris hästi näha siin. Et päris kurjaks on need stanged ja tagatuled ja kõik muud tehtud. Aga lähme haareme mingi ampsu ka ja siis edasi juba lennukisse. Täna siis lähme Hockenheimi. 80 kilomeetrit oli siit, kus me praegu oleme. Kuskil siin Frankfurdi lennujaama lähedal lõõbisime. Hockenheimis on siis päev Gioni üritusi. Täpselt ise ka ei tea, mis seal saama hakkab, aga hoiame teid kursis jooksvalt. Aga äkki räägid paari sõnaga, mis ja kuidas meil eilsed plaanid välja kukkusid? Hästi, et tahtsime snitslit sööma minna, aga lõpusime hotellibaaris. Just. Ja tegelikult see Gioni grupp ka nagu siin grupeerus nagu ja need sisuliselt teiste riikide distribuutorid ja kõik see, mis me eile ära kuulasime, et see oli nagu nii tugevalt motiveeriv. Gion on alles nagu tulemas Eestisse, et ta on nagu jõudnud enda sellise 5% nii-öelda launchi valmis saanud võrreldes teiste riikidega. Väga palju häid ideid ja võimalusi just teiste pealt nagu võtta, mis teised korda on saatnud. Ja üks põhi minu arust sükest nii-öelda maailma muutjatest automaailmas on ikkagi see, et see Paint Protection film ehk siis PPF ehk siis kaitsekile tuleb väga tugevasti. See käib läbi, jah. Et pange valmis ennast Eesti. Aga siis vaikselt alustame ja lähme siit edasi. Ja pusti tehta. All right. Esimesel päeval sõidutati meid kohe siis G-Daisy ürituse jaoks Hockenheimi. Et seal on selline Porsche ringrada ja elamuste keskus ja koha peal oli väike automuuseum ka. Saime nännikotid kätte ja siis läksime üles auditooriumisse. Räägiti meile sellest tehnoloogiast, kuidas parimaid tooteid üldse tehakse ja saime natukene insider infot selle kohta ka, et mis Gioni brändiga edasi saab, kuidas see edasi areneb. Ülimotiveeriv oli ja pani silma tõesti särama. Pühapäeva hommik on ja tüübid lihtsalt tulevad kohale sinna enda autoga, panevad kõik valmis ja lihtsalt tõmbavad siin X tunde takteid. Terve päeva ma olen. Ja ilm ei huvita, miski ei huvita. Ja homme sõidad sina ka siin juba, jah? Meil on vist 4 inimest ja 2 kohta, et I'm easy going, aga selles mõttes, et 2 inimest meie tiimist saavad kindlasti Porschega sõita. Loodame, et ilm on parem. Niigi on siuke kergelt Brightoning, et see Porsche Experience Centeri autod olid reas ja ütleme nii, et seal on kõik autod sellised 200 000 autod. Ja 200 tonnised autod, võib-olla mingi 5000 läbisõitu ja kõik on rajal on. Just. Panevad ritme neid autosid trackday jaoks päris kurina. Väljad on vaata üliägedad, mingi eraldi specialized tool peab olema, et velge lahti keerata. Äge Skittlesi pakk on küll siin seina ääres. Pigem on. Ma tahtsin seda PPF-i olulisust näidata. PPF-id on siis siuke ala ja sisuliselt on näha, kuidas on love-marksid nagu tekkinud täpselt PPF-i peale. Sul on mingid kindlad strateegilised kohad kaitstud autol. Sa saad seda PPF-i poleerida, sa saad igasugused trikke temaga teha. See auto on näiteks tangega saanud kuskile pihta ka. Väiksid süksed, jah? Huvitav oleks teada. Kasutatakse rajaauto, vaata. Mis emotsioonid on, Rasmus? Nägin ühte endale sobivat spekti ka siin tegelikult. Seda rohelist seal või? Ta oli vähe tumedam kui see. Just. Nii, Chris, millega sa valid? Mina olen selline keskkolasõbralik, et ma ilmselt läbi häda võin selle Taikaniga sõidetud küll saada, et... Jõhkralt kõrgeks on muideks õhuga tõstetud praegu. Vist ma ei ole nõudlik. Kui mina enda lemmikut valiks, siis ma vist lähen selle sinise
kasuks seal taga. Kõige taga. Nendega on hästi keeruline, neil on sama kere ja erinevad versioonid ka, et 91.2 ja nii edasi. Ma pean täitsa spekke võrdlema. Ma vaatan korraks Peput ka. Midagi sellist. Okei. No Risto, mis sinu valik on? GT3, aga RS-iga. Seal eespool on neid ka. See roheline, mis on ilgelt Ära kleebitud. Nagu väikse lapse unistus oleks täitnud. Aga saaks kunagi oli samasugune mudelauto olemas. Veits siuke tükeldatud video, aga siin on idee Eesti restoranidele, kes pakuvad toitu. Et Porsche kujuga saab ka veid. Väga lihtne ei tundu ausalt selle burgeriga vist kõik sellest. Eks autorehvi laius, dünaamika, kõik on hoopis teistsugune, nagu sa harjud oled. Ta läheb koha pealt liiga vaikselt ära ka. Söögilauast on alati lihtne kommenteerida. Teeb kõike valesti. Oleme siin Hockenheim ringil kuskil lukusamadega, et ega me siit koju ei saa. Et peab siis teistega sammu pidama, ütleme nii. 120 inimest on kokku ja see on ikkagi suunatud distribuutoritele siis üritus nii-öelda. Ja kõik need inimesed avavad oma mõtteid, siin on suured riigid, kes on väga suured autoriigid nagu selles mõttes, et nad teevad asju paremini kui täna meie, aga samas, et pigem võib-olla see mõte, et me peame neid nii-öelda kinni püüdma. Me saime siit nagu 3 sellist suuremat mõtet juba kätte, et üks asi on siis see PPF, mis me põgusalt mainisime, siis seal on edasi veel see, et kuidas sa saad nagu seda teadlikkust, mida me täna teeme inimestele lihtsamini, ehk siis selline detailing salongi mõte ja siis kõik see, mis toetaks seda, et sellised avatud pudeliüritused või kuidas iganes eesti keeles nimetada, et rohkem nagu saada neid tooteid näppida, näha, mis nende efekt on. Nagu tekkis siuke vendluse tunne kohe, et jah, meil on sama. Seal oli hästi palju seda äratundmisrõõmu, et nendel poistel nagu sarnased strugglid või nagu samad sammud arendud nagu läbi käidud, et teekond on sama nagu. Kui palju on näha autosid, millel on kapott või stange kaetud liiva vastu PPF-iga? Ei tea, mul tutvusringkonnas ka ei ole. Kivitäkke, et kõik muu on ja mille vastu PPF on suurepärane ja ometigi autode maksumused on ju samad. Et selles mõttes me näeme linnapildis ju väga uhkeid, väga ilusaid, väga kalleid autosid, mis väärivad seda. PPF-i osa sellest kallist autost on kuskil 3, 4, 5%, võib-olla isegi vähem. Minu siuke kokkuvõtlik proposal on, et alustame kõige lihtsamast, et teeme esimese sellise avatud ürituse, kus me siis kutsume enda inimesed, kes huvi tunnevad nendest toodetest meie sellisele open bottle üritusele, kus me käime mingid tooted läbi, teeme hands-on nii-öelda selliseid poleerimisi. Okei, aga siis naudime täna õhtut ja teeme enda roadmap edasi vaikselt. Okei, aga tšau! Emotsiooni täiesti perset. Mina sain selle tagumise sirge peal 180.